Tere, mina olen Grete Koho ja täna me räägime laste taskuraha teemal. Swedbanki rahaasjade teabekeskus tegi juba 4. korda laste taskuraha uuringut, et teada saada, kui palju, mis vanuses ja kui sageli lastele taskuraha antakse ja mille peale lapsed siis oma raha kulutavad. Uuringu tulemustest teeb ülevaate Swedbanki rahaasjade teabekeskuse juht Mari-Liis Jääger ja seejärel teeme arutelu, kuhu liitub meiega ka Swedbanki noortepanganduse valdkonnajuht Triin Jalakas. Vahepeal hüppame pilguga tänavale, et teada saada, mida tänaval olijad taskuraha teemal räägivad. Tere! Taskuraha uuringu viis läbi Norstat veebiküsitlusena ja seal osales 1002 lapsevanemat. Kui me vaatame eraldi neid vanusegruppe, siis 5–6-aastastele makstakse kõige sagedamini kuni 5 eurot kuus, 7–10-aastastele 6–30 eurot kuus ja 11–15-aastastele makstakse kõige sagedamini vahemikus 16–30 eurot. 16- ja 19-aastastele jääb see summa vahemikku 16 kuni isegi 100 eurot. Ja üle 20-aastastele, kas siis lastele või noorukitele, makstakse kõige sagedamini üle 100 euro kuus. Siin aga tuleb meeles pidada, et väga paljudele üle 20-aastastele enam üldse taskuraha ei makstagi. Kui tihti siis antakse üldse lastele taskuraha? Et kõige levinum on siiski 1–2 korda kuus ja selline regulaarsus on püsinud viimase 5 aasta jooksul. Taskuraha hakatakse andma siis, kui laps läheb kooli, aga selline regulaarsus algab pigem 11. eluaastast. Kui nüüd vaadata veel eelkooliealisi lapsi, siis 45%-le üldse ei antagi taskuraha. Ja millele siis antakse taskuraha? Et pigem ikkagi igapäevasteks kulutusteks ja kui lapsed tahavad mingit konkreetset asja osta ja küsivad, siis antakse. Ehk tihti ei antagi sellist regulaarselt seda. Millele veel antakse? Endiselt tasuna hästi tehtud töö eest ja seda siis pigem vanuses 5–15 aastat ja väiksematele ka hea käitumise eest. Lisaks heade hinnete eest ja see on ka püsinud enam-vähem 5 aasta jooksul samal tasemel. Kui nüüd vaadata ka 5 aastat veel tagasi, et see taskuraha andmine igapäevaseks kulutusteks on aasta-aastalt kasvutrendis. Ehk siis enam ei ole konkreetselt mingit asjade jaoks, vaid lapsed ise otsustavad, mida nad selle rahaga teevad. Ja põhiliselt kulutavad nad selle raha ikkagi maiustustele ja toidule. Küsisime ka, et milleks need lapsed raha koguvad ja põhiliselt ikkagi toodi välja tehnikaseadmete ostuks. Väiksemate laste puhul oli loomulikult ka mänguasjade ostuks. Mille peale siis lapsed raha veel kulutavad lisaks sellele, et nad ostavad maiustusi ja mänguasju. Vanemad ehk siis 11–19 väga palju raha kulub ka meelelahutuse peale ja loomulikult, mida vanemaks sa saab, kulub aina rohkem raha ka riiete ja jalanõude ostu peale. Kui taskuraha pigem siis kõigepealt antakse sularahas, siis kui laps läheb kooli, siis tihti avatakse ka pangakonto ning hakatakse raha kandma pangakontole. Ja seda jällegi pigem 11. eluaastast. Ja lapsevanemad uurivad tihti ka lastelt, mille jaoks nad seda raha kulutavad, mitte ei vaata ainult pangakontolt. Ja siit võib-olla väike nipp ka, et hea teema, mida lapsega rääkida, mitte lennata peale, et mis kulutused sa teinud oled. Küsisime ka, et kas lapsevanemad teavad, mille peale nad kulutavad, siis mida vanem laps, seda vähem tegelikult lapsevanemad teadsid. Uurisime ka, kas lapsevanemad on rääkinud rahatarkusest enne, kui nad on hakanud andma taskuraha või kas nad ka jooksvalt seda teevad. Siis hea meel on tõdeda, et enamus siiski on rääkinud ja 29% on rääkinud väga detailselt rahaasjadest. Ja see on kasvanud aasta-aastalt
mida näitab ka võib-olla ühiskond, et kui räägitakse rohkem rahateemadest, siis räägitakse seda ka lapsega. Aga siiski 12% lapsevanematest arvab, et lapsed peaksid neid rahaasju õppima kuidagi elu käigus ja mingit tarkust kaasa ei anta. Seal taga võib olla põhjuseks ajapuudus või ka see, et ise ei tunta ennast mugavalt rahaasjades. Kokkuvõtteks, laste taskuraha suurus on kasvanud keskmiselt 32%. Lastele hakatakse taskuraha regulaarselt andma alates 11. eluaastast. Lapsele taskuraha antakse kas siis igapäevasteks kulutusteks või siis konkreetse asja ostuks. Ja võib-olla siinkohal veel meeles pidada, et kõik lapsed ei saa taskuraha, et võib nii ja naapidi seda kokkulepet teha. Ja sellega ongi kõik. 40 eurot ta saab igakuulselt ühe summana ja siis iga päev 5 euro lõunaks. Umbes 20 euri kuus. Kannan täpselt nii, nagu vaja on. Parajasti jälle vaatad, kui vähe või kui palju tal on ja pead jälle natuke juurde, siuke 20 euro kaupa, 40 euro kaupa. 8 on esimese klassi laps. Temale me taskuraha ei anna, tal ei ole veel pankakaartigi. 13-aastane, temal on pankakaart. Sularaha me taskurahana ei anna, et siis kui vajadust, siis kanname. Kooli lähedal ei ole ühtegi poodi, ehk siis väga tihti seda vajadust ka nagu ei ole. Taskuraha annan vastavalt vajadusele. Kindel summa, mis iga nädal nad saavad ja siis ikkagi, kui on mingid trennipäevad või pikad päevad, siis on veel seal nagu veel boonus. 50 eurot kuus, mis siis hõlmab ka seda söögiraha, millest nad ise siis kohvikus ostavad midagi, kui koolipäev on pikk. Lõunaks. Ma just tõssi peale. Kui trennist tuleb, on kõht tühi, käib kohvikus suppi söömas. Kui on vaja poes käia, käib oma kaardi maksab. Tulime just reisilt. Käis maksis lennujaamas oma asjad ise. Pigem ongi ennem trenni, et kas läheb poodi mingisugust puuvilja, teinekord ka mingit maiustust, saiakest, et pigem ikka söögi peale. Üldjuhul ta kulutab trennis, enne trenni söömisele. Jälgin ja ma ütlesin talle mitte võtta välja sulas, sest ma tahan näha, mille peale ta kulutab. Suures plaanis vahest vaatan üle, aga mitte niimoodi, et nad ei anna aru. Taskuraha on ikka enda otsustada. Ja ma ikka jälgin ikkagi suht iga nädalaselt, et nad ei ole õnneks väga suured kulutajad, et nad pigem on väga rahatõrgad ja teadlikud ja tahavad koguda, et vahepeal ma isegi ütlen, et võite osta nagu rohkem seda kanavräppi seal kooli kohvikus, kui kõht on tühi, et nad muidu tahavad säästa. Ta on lihtsalt nii tubli ja talle see rahatarkuse teema ja kõik see tegelikult ta väga huvitab ja ta jälgib ka seda. Pigem olemegi rääkinud sellest lihtsalt, kus nagu raha tuleb, on ju, mille peale on mõistlik kulutada, mille peale ei ole mõistlik kulutada. Ma arvan, et see teema on koolis ka täitsa läbi käinud. Rahatarkust õpetan niimoodi, et raha on lõplik. Neil on ammu juba oma pangakontod olemas, et nad ise oskaksid siis jagada ja arvestavad, et mille peale nad tahavad kulutada ja et nad siis saaksid ka vastavalt siis planeerida. Et mulle meeldib see, et nad saavad ise vastutust võtta. Teadlikkust proovin tõsta, et räägin neile nii-öelda seda põhimõtet, et natukene säästad, natuke kulutad ja vahepeal teeme ka nagu, kus nad ise valivad, siis väikse annetuse. Nii, aga Triin, räägi, kui vana laps sinul on, kui palju sa talle taskuraha annad ja mis sagedusega? Minul on 13-aastane tütar ja tema saab siis alates selle aasta septembrist just tänu teie uuringutele 35 eurot puhtalt taskuraha. Lisaks saab ta ka raha, kui on vaja sööklas käia peale tunde ennem trenne laulmist. Ja ütleme niimoodi, et 35 eurot iga kuu alguses tiksub tema kontole ja siis tema ise seda haldab. Aga mille eest üldse taskuraha anda? Pigem nagu ma arvan, et miks üldse anda taskuraha on küsimus, et laps õpiks oma rahaga ümber käima, et oskaks eelarvet teha, et oskaks planeerida, tulla välja kuust kuusse oma raha haldamisega, et see on ettevalmistus ju täiskasvanu eluks. Ja mida varem sellega alustada, seda jätkusuutlikum lahendus võib-olla siis tuleb sealt täiskasvanu jaoks, et see on minu viis siis aidata oma last ellu astuda jälle enesekindlamalt oma rahaasjade vaatest. Ma lisan siit juurde, et miks on oluline see võib-olla regulaarsus, et kui me täiskasvana
astume ellu ja me tihti saame ikkagi kord kuus palka. Noh, kui ka ettevõtjana sa saad teatud summa ikkagi, et sa pead sellega kuu aega näiteks hakkama saama, et sa oskaksid planeerida. Kui sa saad oma esimese palga ja kulutad selle kõik ära, siis kuu lõpus ei olegi midagi teha. Aga kui sa oled juba mitu aastat või juba 10 aastat saanud sellist regulaarset taskuraha ja sa oskad planeerida, et kuidas selle rahaga hakkama saada. Ja võib-olla lapsevanematele ka väike meeldetuletus, et kui kuu lõpus siis laps küsib, et anna juurde, mul on otsa saanud, et siis ütledki, et mina ka ei saa minna ülemuse juurde küsima, et anna mulle raha juurde, et palk on otsa saanud. Et just, et ta teaks, kuidas planeerida. Uuringust tuli välja ka, et osad lapsevanemad siis tasustavad last hea käitumise või heade hinnete eest, et mis sina arvad, kas sellest peaks raha andma? Ma arvan, et premeerima sellist igapäevaste asjade eest ei peaks, et laps koristab regulaarselt oma tuba või siis see, et ta käib koolis, et ja iga hinde eest on tehtud mingi süsteem, et kui palju ta raha saab. Küll aga võib-olla, kui aasta on lõppenud ja tunnistus on väga hea, sest see on tema töö ikkagi, ta on pingutanud, siis miks mitte maksta nii-öelda preemiat talle, aga mitte igapäeva asjade eest pigem mitte, et need kodutööd, et sinna peaks ikkagi laps regulaarselt panustama. Et kui iga asjast maksta, siis mingi hetk ta võib-olla mitte midagi ei tee ja kõik asjad arvutab ümber rahasse. Aga jällegi sellised suuremad asjad, ma ei tea, kord aastas see akendepesu näiteks või siis on see muru niitmine terve suvi otsa, et miks mitte selle eest eraldi taskuraha anda või üldse raha anda, et ta teab, et ta saab näiteks juurde teenida raha, et kui ta kogub mingi asja jaoks, siis mõeldagi välja need paar asja, mis need on, kus ta saab siis lisaraha teenida. Mina tooks juurde, et ma viimane diil, mis ma oma lapsega tegin, et ta tahtis lisaraha teenida. Ta on täna 13, ta tööle nii kergelt veel ei saa, et ootab seda 14. eluaastat, kui saab juba kergemini tööle minna tööandjate juurde. Et me tegime siis, tema rääkis hästi avatult, et ta tahaks lisaraha teenida ja mina mõtlesin siis, et okei, ma olen nõus talle maksma, aga ta peab midagi siis tegema, mis loob mulle väärtust, on ju. Ja me tegime sellise ühekordse eridiili, et mul oli kappi jäänud üks hulk kleite rippuma, mida ma ei kasutanud ja ma lasin tal pildistada neid, sest mul endal polnud aeg pildistada ja polnud ka sellist valget head aega. Et leppisime siis fiktiivse summa kokku, tema pildistab ära ja annab need pildid mulle üle ja siis mina saan neid panna jaagasse või sellistesse ostukeskkondadesse üles. Et jah, aus vastus on see, et raha ta sai, aga need pildid väga hästi välja ei tulnud, et need ei müü nii hästi mul, nii et ma pean ise uuesti need pildid ühel hetkel tegema, on ju. Ja ta ise ka mulle ütles, et emme, et mul on tunne, et meil on vist vaja ikkagi paremaid pilte, ma aitan sind. Ehk siis ta võtab nagu vastutuse ka oma selle töö tulemuse eest, on ju. Et mõelge loovalt, kus teil on võib-olla ajaressursi puudus, aga oleks vaja ära teha see asi, et siis võib-olla teie lapsest on kasu selle tegevuse osas ja saab natuke raha ka selle eest. Ja see on hästi hea näide, kuidas last kaasata rahaasjadesse või üldse ettevõtlusesse, on ju. Et väiksed lapsed ka, et võtke ikkagi kindlasti poodi kaasa ja rääkige neile, tehke koos see nimekiri, toidu nimekiri, mida on vaja osta ja siis sa saad ju võrrelda neid hindasid, kilogrammi hindasid, liitri hindasid ja kokku leppida näiteks, et tema saab endal osta ühe asja, on ju, ja tuua ka näiteks, et näed, see maksab 3 eurot, aga kui me seda, ma ei tea, üllatusmuna ei osta, on ju, et siis sa saad võib-olla siin nädala pärast hoopis mingi teise asja osta. Aga Triin, jaga, kuidas üldse taskuraha peaks andma, on see siis pangaülekandena, on see sularahas? Mina ise olen soovitanud ja ise ka teinud niimoodi, et selle väiksemad lapsed, kes veel koolis ei käi, lasteaialapsed, et sularaha anda, korjatagi raha müntide kaupa kuhugi hoiupõrsasse ja siis koos minna näiteks pangakontole panna see, et see kogemus lapsele, et lähed, võtad aja, lähete pangakontorisse, panete selle raha sinna kontole või mündimasinasse, on ju. Et see on hästi põnev lapse jaoks, nii palju, kui ma neid lapsi olen pangas näinud, kes külas käivad. Aga kui nad juba koolis hakkavad käima, ütleme niimoodi, et lasteaed lõpeb, on 6+ seal vanuses 7, siis lapsele teha kaart ja tutvustada ka mobiiliäppi, sest et tänapäeval lapsed on mobiilides ja läbi siis selle
rääkida ka, et kui sa kaardiga maksma hakkad, mis on seal ohutusteema, et kuidas PIN-koodi varjata, et seda teistele ei jaga, on ju. Hea nipp on see, et tänapäeva lapsed saavad läbi äpi vaadata oma PIN-i, nad unustavad väga kergesti ära ja siis tuleb ju jälle tellida uus kaart, aga kui sul äpp olemas on, saad sa sealt seda kenasti endal meenutada, laps ise saab teha seda. Ja kui nüüd laps siis hakkabki sinna kontole taskuraha saama, saab ta ka ise tegelikult väga kergesti oma kulutusi jälgida. Meil on selline äge lahendus Minu eelarve, mille siis lapsevanem peab kõigepealt nõusoleku andma ja kui see on antud, siis nii laps hakkab nägema visualiseeritult, et kus tema raha siis kulub. Ja ka lapsevanem saab ju väga lihtsasti jälgida, et kus need rahad liiguvad ja kui nüüd peaks olema olukord, et laps on sattunud kaardimaksetega kuhugi pettuste ohvriks, siis ka lapsevanem näeb, mis toimub, kohe saab sekkuda, abiks olla ja pangatöötajad samuti. Kui nüüd mulle annaksin sularaha siis sellel koolilapsele, on väga kerge oht, mida me ka näinud olema ja mina oma lapse puhul olen ka näinud, taskus raha tõmbab välja, kukub maha, raha läinud ja seda nuttu ja kurbust on siis nii palju. Ehk siis, ja kui nüüd hakkavad seal taskurahast ülejäägid jääma, saab ka digitaalsesse kassasse panna, meil pangas on siis rahakoguja, mis teenib ka intressi, ehk sa juba saad raha natuke ka kasvatada. Ja ütleme niimoodi, et mida suuremaks laps läheb, seda nagu lihtsam tal on siis selle panga äpi ja kaardiga toimetada. Ja ühel hetkel juba, kui nad on teismelised, hakkavad koos kinos käima või pitsat sööma ja üks maksab ja tahavad jagada kulusid, siis on väga lihtne äpi kaudu ju küsiraha funktsionaalsuse kaudu jagada need kulud ära ja küsida kohe ja ülekandeid teha. Ehk siis selline turvalisem ja digitaalsem lahendus on, ma ütleks tänapäeva koolilapsele lihtsam, aga alustada võiks sularaha kogumise ja sularaha käitlemisega. Ma arvan, et kui nad võtavad kasutusele selle äpi näiteks, et tekiks see kogemus, et sa tõesti näed, on ju, kuhu raha kulub ja lapsevanem saab ka vaadata, kuhu see kulub. Võib-olla kõige mõistlikum ei ole niimoodi, et sa lähed küsid, oota, miks sa seal käisid, miks sa nii palju raiskasid, aga see annab sellise hea teemaga lapsevanemal küsida, et kuidas sa oled oma raha kulutanud, on ju, mitte lihtsalt tood välja, et miks sa nii palju sinna kulutasid ja rääkida juurde ka, et osa rahast võiks kohe kõrvale panna, et kui näiteks saab 10 eurot kuus raha, et näiteks 2 eurot kohe kõrvale panna. Ja minul endal on 17-aastane ja 21-aastane laps ja 17-aastasel ka, et ma annan talle kord nädalas endiselt, et me kuidagi kuu peale pole läinud, talle endale meeldib see rohkem. Ja siis samamoodi, et ta peab mingi osa sealt kõrvale panema, sest muidu vastasel juhul see nagunii kogu see raha kaob ära. Ja mõlemale lapsele olen ka teinud mingid investeeringud, ehk siis jällegi läbi selle äpi sa saad õpetada lapsele natukene sellest investeerimisteemast. Esialgu võib-olla nii-öelda ise ostad, on sellised otsekorraldused, aga mingi hetk on võimalus juba lapsele anda see õigus, et sa saad ise neid tehinguid teha, natukene proovida oma kätt, et anda järk-järgult seda vastutust üle ka lapsele, et siis kui ta ellu astub, et siis tal on ikkagi juba selline kogemus olemas ja ei tule see ootamatult, et sama on võib-olla selliste kodukuludega, et aeg-ajalt ikkagi kaasata pere eelarve koostamisse ka või rääkida, et mis need suuremad kulud on või miks me täna seda väikest asja võib-olla osta ei saa, et vaja on pangalaen näiteks ära maksta. Et see on hästi eluterve tegelikult, et ma julgustan ka, et lastele rääkida tegelikult sellest, et mis on pere sissetulekud ja kuhu meil raha kulub, et see aitab lapsel ka mõista, et meil on limiteeritud eelarve, me paneme ka raha kõrvale tema tuleviku jaoks, oma soovide meelerahufondi jaoks, aga ka tegelikult, kui me tahame kuhugi reisile minna, et siis me kogumegi, täna jätame kommid, šokolaadid ostmata, et siis minna võib-olla paari kuu pärast kuhugi koos reisile, et siis seal mõnusalt olla koos. Jah, ja meil uuringus olid ka ju üle 20-aastased lapsed, et kui ma mõtlen ka oma tütre peale, et kui ta õpib juba ülikoolis teises linnas, et tegelikult need kulutused lähevad juba päris suureks. Nüüd on küsimus, kas me üldse nimetame seda taskurahaks, on ju, et see pigem on see, et sa aitad tõesti maksta üüri, toitu,
ja noh, võib-olla natuke jääb sealt üle ka kulutusteks, et tõesti võib-olla see nimetus on juba teine, aga see on ka oluline läbi rääkida, et kui palju üldse vanemad saavad toetada, kui sa lähed ülikooli, kui kaua nad saavad toetada ja alati tasub meeles pidada, et elus tuleb ette muutusi, on ju, et kui ma ei tea, mõni vanem kaotab näiteks töö, ta ei saa enam toetada lapse õpinguid, et siis tulebki leida see alternatiiv, et on see siis õppelaen või on siis ikkagi tööle minek osalise koormusega, kuigi noh, võib-olla oleks hea, kui see 3 esimest aastat sa ikkagi saad pühenduda õppimisele ja võib-olla suvel teed tööd. Ja taskurahast rääkides, et minu lapsel tekkis tõeliselt huvi 9-aastaselt, et kuidas siis see taskurahat kasvama panna, et te ise ju ütlete reklaamis, et 1 euro ja meil on 9. eluaastast saadik tal tehtud, ta ise saab investeerida, ta saab ise osta, müüa, tuludeklaratsiooni minuga koos esitada, aga tal on sellest ajast saadik tehtud püsikorraldus oma taskurahast, siis 1 euro läheb roburifondidesse. Ja nüüd üks päev avastas selle jälle, et mul on päris suur summa kogunenud niimoodi, et aastas 12 eurot ja see on kasvanud tal päris hästi, et seda rõõmu oli nii palju, on ju, ja nüüd ta mõtles just, et võib-olla peaks tõstma 2 euro peale selle, et tegelikult ongi väga väikse raha pealt ka on võimalik panna kõrvale ja on võimalik ka kasvama panna seda raha. Väga kasulikud nõuanded, aga Triin, sa tõid sisse ka pettuste teema, et petturid on alati sammu võrra meist ees ja täna peaks sellest eriti rääkima, et mida siis ikkagi lapsele rääkida pettuste teemal või kuidas saab laps ennast kaitsta? Ja et nii paratamatu kui ka see ei ole, siis meie lastel on täna ju käes telefonid ja nendele tulevad samamoodi need Omniva sõnumid ja kõikvõimalikud pangasõnumid tavasõnumite kaudu ja seal on need lingid, on ju, ja lastel äpiga kaasas käib ka ju ikkagi kas Smart ID või mingi PIN-kood, on ju, et oleneb lapse vanusest. Ja üldiselt Smart ID on selline enamlevinud identimisvahend. Ja nüüd, kui lapsele saabub selline sõnum ja sa ei ole taga rääkinud, et need on nagu ikkagi, peab ettevaatlik nende sõnumitega olema, et siis ta võib oma teadmatuses siis sattuda pettuse küüsi, et ta läheb sinna lingi peale, tundub, et justkui peab panka minema, mingid andmed võib-olla uuendama või mingi pakk tõesti ongi tulnud, sest tänapäeva teismelised tellivad ju ise ka Sheinist ja Temust ja kõikvõimalikest portaalidest kaupa, on ju. Ja täiesti samamoodi võibki see sõnum tulla, et kuule, sul see postipakk on kuigi stoppama jäänud, tule kliki siia, et need ohud on tegelikult väga relevantsed nende vanuses ka ja tuleb need teemad igaks üks läbi rääkida, et pangad ei saada niisama sõnumeid sulle, et palun ära mine tavasõnumi kaudu sinna äppi sisse, on ju. Ja kui see sõnum tundub kahtlane, siis näita mõnele täiskasvanud inimesele või lapsevanemale endale, et me siis aitame selles olukorras. Ja hästi oluline on see usaldus, et me räägime oma lastega, et me arutame, et ta tuleks küsima neid asju ja kui ta ka hakkab ostma ise ja nii-öelda ta paneb juba oma kaardi, seob sinna ära, et minu meelest väga hea koht, kus öeldagi, et ära salvesta sinna oma kaardi andmeid, iga kord pane sisse, kuigi see võtab sul aega, on tüütu, kindlasti tee seda, samamoodi kui me enda, ma ei tea, siis krediitkaardi andmed anname kuhugi, kus mingit konto, mida laps kasutab, jällegi tuleks vaadata kogu aeg ikkagi jälgida, et seal mingeid muid tegevusi ei toimuks. Ja need emotsioonid ka, et jällegi näide elust, et see oli üks kontsertipiletid loositi välja ja väga õige nagu leht oli, minu meelest oli see Circle K isegi, et väga äge loos oli, minu laps võttis ka osa sellest, sest see pilet oli seal natukene alla 100 euro, on ju. Ja algusest oli see, et ta nagu ei võitnud, aga siis kirjutati talle sinna tema sõnumi alla, et jaa, sa võitsid, sisesta oma andmed nüüd siin, on ju. Ehk siis sinna päris lehele tulid ka petturid juurde ja hakkasid kirjutama otse. Ja laps loomulikult mõtles, et jess, lõpuks ometi ma sain selle pileti nii-öelda, et ma ei pea sellele raha kulutama. Ja kui ta hakkas neid andmeid sisestama, siis küsiti seal kontonumbrit. Ja siis ma ütlesin ka, kuule, et oota, kas see imelik ei ole, et tasuta pileti saada, et miks nad tahavad sult kontonumbrit, on ju. Ja tal oli nii kahju, et kuidagi, siis ta sai ise ka aru, et nojah, see vist ikkagi on pettus, aga siis, kui sa emotsiooniga oled seal kohal, siis sa ei mõtle selle peale, et nii need juhtuvadki ka väga tarkade inimestega, on ju, et tõesti rääkida, olla seal kõrval ja arutleda nende teemade üle.
ja samamoodi julgustada, et kui midagi on juhtunud, mitte siis pahandama hakata, vaid öeldagi, et nii, vaatame, mis me nüüd teha saame, on ju, ja mida teha, et me järgmine kord nii ei juhtuks, sest kui me pahandame, siis järgmine kord nad ei tulegi rääkima sellest enam. Ja ma tahtsin juurde öelda, et minu tütar sai suvel 13, sai endal Apple Pay õigused, Google Pay ka, täpselt samamoodi 13-aastastele annab ja see tähendab seda, et sa saad siis panna sinna Apple Walletisse kaardi ja saad Apple Pay'ga maksta põhimõtteliselt paari klikiga ainult viimates. Ja ta tahtis ise oma taskurahast osta Robloxi mängus siis mänguosakuid, mingeid mänguosakuid. Ostiski 4,99 eest selle, 5 eurot põhimõtteliselt. Ja sellele järgnes see, et ta ise ei saanud arugi, et tema konto pealt läks maha 185 eurot erinevate tehingute kaupa. Et küll oli seal 11 eurot, 12 eurot niimoodi regulaarselt 5 minuti jooksul. Ja me loomulikult avastasime selle siis kogemata. Ja et see ei juhtunud mõnes poes, kus ta maksma pidi, konto oli tühi tegelikult selleks hetkeks. Ja me pöördusime kohe panga poole, me panime kaardi kinni, et ma soovitan vanematel ka, et jääda rahulikuks, pöörduda panga poole, või panna ise äppis kaardid kinni lapsel kohe. Et siis ei saa neid tehinguid rohkem selle konto kaudu teha. Tegelikult sellele järgneb siis kaardivahetus. Et see on kõige lihtsam viis see pettus ära lõigata, et sealt rohkem ei tuleks kulusid. Ja meil läks asi ikkagi sinnamaani välja, et me suhtlesime Robloxiga, me suhtlesime Apple'iga, me suhtlesime pangaga, meil läks aega ja lõpptulemus oli see, et tegelikult laps oli ise nii tubli, et ta käis selle Robloxile nii kaua nagu peale, kuni Roblox siis oli valmis need tehingud talle kõik tagasi kandma. Ja pank samuti toetas meid kenasti selles protsessis, aga ütleme niimoodi et otse suhelda siis partneriga, kes talle seda teenust pakub. Ja tuli välja, et seal oli ka pettus mängus sees ikkagi, ehk ka nendes, kus lapsed täna on, virtuaalse maailma mängud, et tuleb tegelikult ikkagi vaadata peale. Ja kui te ise ka, nagu Mari-Liis ütles, panete oma kaardid sinna, palun pange oma limiidid väiksemaks, sest et väga halb üllatus oleks olnud see, kui seal oleks olnud nagu minu või mu mehe siis kaart või üldse ka telekomi kaudu käivad ju, et sul tuleb telefoni arvele hoopis sellised asjad, siis on olnud juhtumeid küll, kus meil on pangas kliendid pöördunud ja need kulud on 3000–6000 eurot. Et tasub olla ettevaatlik. Aga see ei tähenda seda, et laps ei peaks mängima seal, lihtsalt pange limiidid peale, et ei saa neid ostusid teha nii suurte summade eest. Ja lõpetuseks jagage mõlemad üht rahatarkuse nõuannet, mida siis lapsele võiks õpetada või edasi anda. Ma arvan, esimene asi, et enne kui sa midagi ostma lähed, mõtle, kas sul on seda vaja või see on lihtsalt sinu soov. Et kui see on lihtsalt soov, et siis jätta see tehing tegemata, aga kui sul on päriselt vaja, ongi kõht tühi, siis loomulikult tee see kulutus. Kui sa lähed ostma midagi, ma tean, et teismelistel on hästi populaarne ikkagi tahaks uut telefoni ja kogutakse raha selle jaoks pikalt, et siis ole rahatark ja võrdle hindasid. Ja loomulikult täna on ju pettuste valguses tuleb vaadata, et oleks turvaline ostukeskkond ka, et jälgi neid e-esmaspäevasid või Black Friday'sid on ju ja kas või lapsevanema kaasa võtta, et vaadata, et kas see koht, kus ta tellima hakkab, on ikkagi relevantne koht. Aga et siin on väga häid näited, kus sa võid telefoni osta 800 euroga või 500 euroga, ütleme näiteks, ja tuleb välja, et selle kampaania ajal on see poole soodsam see hind, on ju, et siis on see jällegi selline rahatarkuse nipi koht, et sa saad säästa suure hulga raha. Et ära osta alati täishinnaga ja mõtle nii, nagu ka Mari-Liis ütles, et kas sul on täna seda vaja. Võib-olla kannatab kuu-kaks oodata, on ju, kui tuleb see soodsam hind. Ja nii on ka väikeste asjade puhul, et ükskõik, mis see huvi või soov on, mille jaoks raha koguda on. Aitäh teile! Aitäh!